meil on hea meel kõigepealt Kristjan Kangurit õnnitleda võidetud mängu eest, et tuleb tunnistada, et kuidagi väga hästi olete seda Itaalia hooaega alustanud. Jah, ei hetkeseisu ei kurda, et siiamaani oleme saanud ühe kaotuse, aga selles mõttes, et kodumängud, mis peab olema nagu meie leib, et kus me peame olema agressiivsed ja iga võistkonda võitma, et me oleme siiamaani suutnud nagu seda joont jätkata, et see ongi olnud meie ülesanne, et mitte kellegile mitte midagi kodus ära anda. Täna mängu alguses spekuleeriti, et sinu jalavigastus võib natuke pärssida sinu mängu, et kuigi ütleme nii, et spetsialisti pilguga võis natuke näha, et sul jalg natuke pehme all oli, aga ega see väga vist mängimist täna ei takistanud. Ei, jalg oli ikka päris pehme all selles mõttes, et sain enne mängu ühe süsti ja poole ajal ka teise süsti, et ikka siiamaani annab tunda, et pea eesmärk sai täidetud, et natukenegi võistkonda aidata ja õnneks võitsime ka nii, et siin ei ole midagi nuriseda. Alguses oli sul sihik paigast ära ja tegelikult esimene poolaeg oli selline ikkagi tasavägine mäng, mille pealt siis teisel poolajal see edu üsna kiiresti sisse mängiti ja kindlasti oli seal määrav ka sinu tabavatel 3 punkti visetel, kui esimesel poolel oli sihid paigast ära, siis teisel poolel läksid pallid korvi ka. Jah, sihik oli paigast ära, ma ütleks terve mängu, et oleks võinud ikkagi korralikult oma visked ära panna, et suhteliselt vabadelt positsioonidelt, aga ma ei selles mõttes pole midagi siin kurta, võitsime, aga nii palju siis murrangust, et maa-ala oli täna see, mis meil edu tõi, et vastased jäid selle murdmisega päris jänni ja meil töötas see suhteliselt hästi, nii et ma arvan, et see oligi edu võti. Rääkides Itaalia korvpallist, siis vähemalt nii-öelda selle inimesena, kes väga palju Itaalia liigat ei ole näinud, et ma siin vahepeal lugesin neid sekundeid kokku, et kuskil sellisel 7. ja 8. ja 9. sekundil tehakse juba vise, et kas see oli ainult tänasel mängul või see ongi tegelikult Itaalia liigale ka üsna iseloomulik, et visked tehakse väga, väga ruttu? Ma ei teagi, ma ei ole isegi kusjuures seda täheldanud, et see sõltub ka vastasest, et kuidas sul ikkagi vastane laseb mängida, et kui sind ikkagi kaitses ei suruta, siis sul avaneb juba viskekoht ju tõesti võib-olla 10. või 11. sekundil, aga kui vastane ikkagi kõvasti sind surub ja kaitset mängib, siis tihti peale tuleb neid lahendusi otsida kuni rünnaku lõpuni, et mina ütleks, et see sõltub vastasest. Minu jaoks oli ka üllatus tegelikult Varese fännide tegutsemine, et esimesest minutist kuni lõpuni välja anti päris palju tuld, et fännid annavad ka kodust teile päris palju jõudu juurde vist. Jaa, loomulikult, et see on hea emotsioon, kui rahvas on sul taga ja toetab, et ma arvan, et ma julgen kindlasti väita, et esimene võit, mis me siin saime jooksul, võib nende tänutäheks siis kirjutada või et nad tõid meid mängu tagasi oma ergutamise ja asjadega, aga siiamaani, jah, selles mõttes tegelikult Itaalia liigas on igal pool kõik sellised hästi kõvad ja energilised fännid, kes teevad kõvasti häält, nii et selline see liiga on. Tagasi tulles esimese küsimuse juurde, et üllatavalt hästi olete hooaega alustanud, et tegelikult tegite kodus tuule alla ka Euroliiga saitsile Siennale, et mille arvelt see edu, mis sa ise arvad, on nagu praegu tulnud, et kas see on peatreeneri geniaalsus või on selline ühtlane võistkond suudetud kokku panna, kes need võidud toonud on? Eks siin on palju selliseid väikseid faktoreid, mis mõjutavad, et peatreener on loomulikult suur legend nii siin kui terves Itaalias, võib isegi öelda, et Euroopas, et tal on kõva kogemuste pagas. Mängijate poolest meil ei ole nagu selliseid suuri staare, kes kui Teemu Ranniku nime öelda, siis suur staar, kes siis veel? Selles mõttes, kui sa vaatad Itaalia liigat, võta siis kas või terve Siena võistkond, keda siin igal pool jumaldatakse või Armani Jeansi, et selles mõttes, jah, nad on staarid, Teemu on kõva staar Eestis, Soomes ja kus iganes, aga siin ta jääb mingil määral ikkagi varju kohalikele staaridele, et kohalikele ebajumalatele, et meil ei ole nagu selliseid tohutuid superstaare võistkonnas ja võistkond on selline ühtlane ja kõik on väga, väga mõnusad ja lahedad vennad, et ma arvan, et see tiimitunne, see on ka üks meie edu saladus. Mis nüüd edasi saab, mis Varese meeskonda lähinädalatel ees ootab?
ikka trennid ja üritame ikkagi samas rütmis edasi panna, et homne päev vaba ja siis hakkame jälle trennidega pihta, nii et ega siin ju lõdvaks ei saa midagi lasta ja vinti samas ei saa ka nagu väga üle keerata, et üks mäng nädalas, selline see meie graafik on, et nogitseme oma asjade kallal ja vaatame, mis tuleb. Aitäh ja jõudu edaspidiseks! Aitäh!